Siis Marja on küsinud, et mul on töö juures alati väga kiire ning söömiseks ei jää väga palju aega. Lõunati käin ja võtan mõne saiakese. Mida soovitaksid süüa inimestel, kellel on väga kiire elutempo? Söömiseks peab leidma ja võtma aega, et see ei ole mingi vabandus. Et mina sõitsin ka siia 100 kilomeetrit ja selle sisse jäi minu söögiaeg. Ja ma teadsin, et kui ma siia tulen, siis mul ei ole aega süüa siin otse-eetris. Et seega pead sa ise arvestama sellise asjaga ja mis tähendas seda, et mina võtsin kaasa plastikkarbi ja tegin sinna sisse kodus endale süüa. Et ma tegin, tavaliselt mul on teine lõunasöök on mul puuviljasalati aeg ja tavaliselt juhtubki olema see sellistel hetkedel, kus ma pean tulema tegema kuskil kaugemal tööd. Ja siis on kõige lihtsam seda kaasa võtta, et ma lõikan sinna sisse näiteks ananassipirni, panen maasikaid, banaani, melonit ja kallan üle maitstamata jogurtiga. Ja siis söön sellest kõhu täis, mis tähendab seda, et minimaalselt 3,5 tundi ma suudan ilusti järgmise toidukorrani üle elada. Et võtke kaasa tööle karpides süüa, et see ei ole mingi häbiväärne asi. Esiteks te teete selle ise valmis, te panete sinna oma selle hea energia sisse ja te ei pea muretsema selle pärast, et te ei saa süüa või lähete poodi saiakest ostma. Ärge palun sööge saiakesi, need ei tee teie kehale mitte midagi head. Et pigem siis eelistage seda puuviljasalati varianti või mida iganes saab tegelikult selle plastikkarbiga kaasas kanda, et kui te õhtu lähete koju, et te süüa saate ju ka järgmisel päeval võtta seda tööle endale kaasa, et ei pea isegi poodi minema. Ja kõigele lisaks on see tunduvalt odavam kui poest osta süüa. Aga kus sa selle aja võtad? Ma tean ise omast käest, blogimine võtab kohutavalt palju aega. Tõesti võtab jah, et arvestades, et mu töökoormus on viimase ajal üsna tõusnud ja nagu ma ütlen, kui midagi kirjutad pidevalt, siis on nii raske ka ennast selleks sundida. Aga nagu ka jooksmisega on, et kui oled juba mingi asjaga tegelenud, siis on lihtsalt kahju seda raisku lasta. Et ma võib-olla ka see nädal väga ei viitsinud neid maad kaevata ja neid taimi istutada, aga teades, et ma olen mitu kuud juba vaeva näinud nende kasvatamise ja harimisega, et siis ma ei saa seda lihtsalt raisku lasta. Et samamoodi on ka blogimisega, et kui ma olen nüüd 3 aastat varsti kirjutanud, et ühel päeval, et nüüd ma nagu lõpetan selle ära, et siis tekib ikkagi sunnib edasi minema see, et on palju tööd tehtud ja on ka inimesi, kes siis ootavad midagi, mida ma seal kirjutaks ja ka mõtlen, et peatuulutus ja selline, et sa saad kirjutada millestki muust ka kui ainult sellest oma tööst. Nii, siin on veel Maari küsinud, et mida sa arvad eestlastest ja nende toitumisest? Ja mida võiks õhtuti süüa, kui kõht on väga tühi? Eestlastest toitumist on raske midagi arvata, sest eestlased on erinevaid. On eestlasi, kes toituvad hästi, kuid ma arvan, et enamik eestlasi toitub halvasti. Kui me toituksime ideaalselt ja liiguksime piisavalt, siis ma arvan, et arstide juures meil ei ole väga praktiliselt üldse põhjust käia. Aga meie pikad ravijärjekorrad näitavad, et midagi on valesti ja selles ei ole valitsus süüdi, selles oleme ikka me ise. Ja mida õhtul süüa, kui kõht on väga tühi. See iseenesest see õhtune söömine ei ole mingi probleem, kui päeva jooksul pole üle söödud. Ma just ka sellel teemal hiljuti kirjutasin ja rääkisin Tartu Ülikooli spordipsühholoogia ühe doktorandiga, siis Jorgen Matsiga, kes ütles, et tema vaatas neid uuringuid ja iseenesest ei ole vahet, kas süüa see seapärad hommikul või õhtul, kui sulle päevane kaloraaž on normis. Et see ei saa väita seda, et kui sa õhtul sööd üle, et siis see läheb otse rasvadesse. Et kui sulle päeval on ikkagi see kaloraaž negatiivne, et sa oled vähe söönud, siis läheb see õhtune suur söök siis selle energia tasa tegemiseks, mida sa oled päeval niivõrd palju kaotanud. Aga kui on päeval ikkagi pigem söödud rohkem, siis õhtul ikka need vanad head nõuanded, et salatid, juurikad ja nii edasi. Et ma ise armastan õhtuti hirmsasti süüa näiteks porgandeid, et mulle väga maitsevad õunad, miks mitte on väga head. Mul meeldib ka kaalikat näksida, et eile ma näiteks võin hoopiski kiirtatra putru. Oli selline isu, et